Reede hommikut kõigile. Täna jälle siin ja külas on Kati, kes räägib siis visualiseerimisest, et see küsimus ka, mis siia chati panin, et kui palju sina kasutad oma mõtete selgitamiseks paberit ja pliiatsit, siis mina võin öelda küll, et ma muud moodi ei saagi. Et ja seesama laul, mis sissejuhatuseks oli, ma loodan, et sa natuke kuulsid neid sõnu, minu meelest oli nii tabavalt ütles, et kui sa ei suuda oma mõtet selgeks teha, siis ei teki ka mingit teostust sinna järgi, ehk siis see idee, mis su peas on, jääbki ainult ideeks. Ja sellepärast see visualiseerimine on minu meelest nii oluline teema ja mina olen küll väga põnevil, Kati, kui sa näitad, kuidas seda siis teha. Ja tere hommikust ja Marika, aitäh mind kutsumast ja no eriti suur tänu selle ägeda laulu eest, et seda kuulasin siin ja mõtlesin, et aga polegi enam vaja mul midagi juurde rääkida, miks see visuaalne lihtsustamine oluline on, et pigem jah, näidata siis need mõned võtted siia juurde. Aga kindlasti rääkida natukene ka sellist sissejuhatust seal ümber, mida siis laulu sees võib-olla ei olnud nii palju. Aga kui sa, Marika, ütlesid ka, et sina ilma paberi ja pliiatsita ei saagi, siis võikski öelda, et üha rohkem ma viimasel ajal nimetan ennast ka selliseks nagu paberi, pliiatsi ja ebatäiusliku joone tõmbamise saadikuks. Sellepärast, et ma näen, et ümberringi on nii palju seda segadust, hästi palju ollakse arvutis, ollakse, noh, ka AI on fantastiline asi, ma ise kasutan samamoodi, küll võib-olla mitte nii osavalt, et laulu endast osata teha veel. Aga see, mis teeb meist inimesed, on ikkagi selline manuaalne olemine, selline üksteisele silma vaatamine, selline soojus, ka iseenda mõtete parem nägemine. Ja sellepärast ongi see, et olgu esimene selline võib-olla mõte siia juurde öelda kohe, et alati ei pea see asi olema ka paber ja pliiats, kui sa tunned, et sa ei taha nii-öelda seda päris paberit pliiatsit, see võib olla ka digitahvel, digipliiats ja pigem on see, et see, kuidas ma siis seda oma kätt selleks kasutan. Ja kui me nüüd tuleme selle käe sõna juurde, ja räägime natuke sõnade mängust, siis selles reklaamis, mis siis sai välja kuulutatud, oli kasutatud ainult sõna visualiseerimine. Ja see on väga hea, sellepärast, et ma arvan, et just nimelt see erinevus on see, mille järgi saab siis meelde jätta, et vaat, ma pean ikkagi ka tulema sealt oma peast välja. Et kui me räägime visualiseerimisest, siis väga tihti ju tekib see tunne, et see on midagi, mida ma kuskil niimoodi istun ja siis mõtlen oma peas, teen mingisugust meditatsioon, no tegelikult mitte meditatsiooni, võib-olla, ma ei tea, mina kasutan näiteks Silva meetodit, et siis unistada, mõelda, planeerida. Ja see toimub siin siis peas, ma ei tea, kutsud, kuidas iganes, mida keegi usub, kutsud loovuse appi, kõrgema jõu appi, teed mingeid asju. Ja see on siis justkui siis see visualiseerimine, see toimub siis siin niimoodi minu peas. Kui me räägime sellest, et rohkem ka tegutseda, sest tegelikult ka nende visualiseerimismeetodite juures ju öeldakse, et sa ei saa jääda ainult sinna tugitooli, ainult oma peas seda kõike mõelda, et nüüd sa pead minema ka tegudele, mis on see esimene samm, mis sa teed, mis on see suurem pilt, mida sa näed. Ja vaat see on see koht, kus mina siis ütlen, et nüüd on hetk, kui tuleb võtta nüüd see paber, pliiats, digitahvel, digipliiats ja hakata tooma siis neid plaane peast välja ja mis siis juhtub, kui rääkida seda, et võta paberpliiats, kasuta seda joonistamist, sest noh, fakt on see, et joonistamine meil on see, mida me siin kasutame, siis esimene asi on inimestel ütlevad, aga ma ei oska joonistada. Ja nüüd te võite ka sinna chati Marikale kirjutada, mis on teie suhe joonistamisega. Et kas sa oled selline julge, et võtad paberi ja pliiatsi ja hakkad kohe siis jooni tõmbama. Aga et anda siis inimestele see julgus joonistada, on olemas selline tehnika nagu visuaalne lihtsustamine. Ja see on täiesti kohe, võiks öeldagi selline meetod, tehnika inglise keeles visual facilitation, graphic facilitation ja see tehnika sai alguse 1970-ndatel Ameerikas ja sai alguse ärimaailmast. Ehk et kui on tunne, et see on mingi kunstimaailma asi, kunstiinimeste asi, siis
sugugi mitte. Ka minu kõige paremad edulood tulevad tegelikult ärimaailmast, pluss ka haridusest, aga ärimaailmast just sellepärast, et seal on väga tihti see tunne, et ma pean olema ideaalne, ma pean hästi tegema, ma pean näitama jäikasi slaide, kus on palju teksti ja siis järsku keegi ütleb, et tule valge tahvli juurde ja hakka mingisuguseid asju välja joonistama. Tõmba see ebatäiuslik nool, näita, et näe, praegu oleme siin ja tahame jõuda siia ja küsime, kuidas me seda teeme. Ja kasvõi see julguski tõmmata see ebatäiuslik nool sinna võib tekitada nii suurt sellist nii-öelda vastuseisu. Ja visuaalne lihtsustamine on siis selline hea tehnika, mille puhul me kõigepealt alustamegi sellega, et näitame, kuidas kasutada selliseid erinevaid kujundeid ja ka lihtsaid pilte selleks, et hakata looma mingit tähendust. Ja kui liikuda siis ka sinna juurde nüüd, et noh, mismoodi see siis võiks töötada või see joonistamise hirm, siis ma arvan, et oluline on ka see minu enda lugu sinna lühidalt öelda, et kui ma olin omadega, töötasin hariduses, olin noorsootöös, tegelesin kaasava juhtimisega ja tuli minu lauale kutse minna visuaalse lihtsustamise koolitusele. Tulid taanlased Eestisse 2 päevaks ja minu esimene asi oli see, et ma panin ennast kirja, sest mulle tundus, et see on midagi väga olulist ja ma igatsesin oma ellu seda julgust olla loovam, julgust kasutada joonistamist rohkem. Aga siis ma hakkasin niivõrd kartma sinna minekut, et ma vist proovisin mingi 7 korda sellelt koolituselt ennast ära slikerdada ja ma olen nii tänulik Piret Jeedasele, kes selle koolituse korraldas, et ta ei lasknud mul sealt ära tulla, vaid ütles, ei Kati, meil on sind vaja sinna koolitusele, eks tal oli ka, et grupp täis saaks. Ja oligi see hetk, kus ma sain aru, et me kõik oskame joonistada, kui meil on vaid julgus ja teadmine, kuidas seda teha. Sest mis see joonistamine on? See on joone tõmbamine. Ja kui me liigume selle tehnika juurde, et mis tähendab siis see, et kuidas me saame seda kasutada just nimelt siis enda selliseks strateegiliseks mõtlemiseks. Ja kui ma räägin enda strateegiliseks mõtlemiseks, siis ma tegelikult mõtlen siin ikkagi ka meeskonda. Et kõik see, mis ma praegu räägin, saab olla kas sinu jaoks üksi, su oma toas, oled seal paberi ja pliiatsiga 2 või 3, 3 tegurit on siis juba, või oled sa 100-liikmelise meeskonnaga. Ühtemoodi seda selgust ja suure pildi nägemist on vaja. Ja kui rääkida siis, et need on, ma unustasin ka selle öelda, et kellel on paber ja pliiats, siis võib loomulikult ka kaasa teha. Ja kui ma olen teinud neid veebi asju, siis on ka neid olnud, kes ongi teinud pildi sellest, mis nad kaasa teevad ja postitanud seda. Nii et kui sa täna tunned, et sa tahad olla hästi julge ja tahad oma julguse musklit kasvatada, siis tee kaasa ja miks mitte seda ka pärast siis postitada. Sest üks märksõna, mida ma näen, et ma selle tehnikaga ka inimestele annan, ongi ka julgus. Et nad ütlevad, et kui mul on nüüd juba see julgus nagu joonistada, siis ma ei tea, mis kõik veel võimalik oleks. Nii et saad tõmmata siis selliseid esimesi jooni ja ma arvan, et see inimese joonistamine, kui me teeme sellise O ja tagurpidi U, teeme talle silmad, teeme suu, see on esimene hea näide visuaalsest lihtsustamisest, kus me võtame lihtsaid kujundeid ja loome nendest midagi kokku. Või näiteks tahame teha ideepirni. See, et mul on hea mõte või näidata mingit loovust, kasutan selleks O-d, U-d, ta on selline natuke väiksem, siis selle U peale teen N-tähe, niimoodi pikali kukkunud N-tähe ja siia keskele teen M-tähe. Ja siis teen kriipsud ümber ja ongi ideepirn tehtud. Ehk me hakkame nägema erinevaid pilte hästi lihtsatena. Mis on see lihtne struktuur, kuidas ma saan teda joonistada? Hea näide on ka ju seesama süda, mida me kõik võime öösel 2:30 ka joonistada, sellepärast, et ta on kuidagi meie ümber palju olnud, teda on lihtne teha, aga inimese süda ju ei näe sugugi tegelikult selline päris välja. Aga meie ei pea teda sellisena välja joonistama, sest võib-olla me mõtlemegi sellist usaldust, sõprust, oleme üksteise vastu hoolivamad, et see võib ükskõik mida ju tähendada. Ehk selline sümboolne tähendus, sümboolne joonistamine.
aga kuna visuaalne lihtsustamine on ikkagi teine selline siis asi, mis endale kõrva taha kohe panna, on see, et ta ei ole kunagi lihtsalt joonistamine. Jah, no võib-olla see sõna kunagi on natuke võimendatud, on ka hetki, kus lihtsalt ma joonistangi selle pildi, sest mul on vaja seda tunnet. Näiteks ütleme, et mul ongi vaja seda tunnet, et ma olen siin praegu hästi kurb ja ongi energia nii maas, tunnen ennast nii, joonistan ennast nii ja siis mõtlen, et aga kuidas ma saaksin, et ma tõesti tunneksin ennast sellisena. Kuidas ma saaksin täna teha, mis ma siin nüüd teha saan? Ehk et lihtsalt see pilt, väga tihti on see, et pilt annab rohkem meile selle emotsiooni ja loob kontidesse nii-öelda selle tunde. Ja pilti saadki kasutada rohkem siis, kui sa räägid juurde, on see ainult sinu enda jaoks. Aga kujutame nüüd ette, et ma teen sellise pildi ja panen selle kuskile seina peale kodus või kontoris. No siis võib juhtuda, et see, kes seda vaatab, hakkab siin mõtlema, et mis siin siis praegu nüüd on, et kas ta tahab öelda mulle praegu, et mul on hommikul paha tuju ja ma peaksin olema rõõmsam või kas ta tahab nüüd öelda, et mingisugune asi tegi meile midagi halba ja nüüd on vaja leida see kuskil see rõõm. Ehk et igaüks võib aru saada omamoodi, kui ei ole siin seda konteksti juures. Ja nüüd, kui me räägime siis sellest, et me tahame strateegilisemalt kasutada, siis ikkagi see teksti juurde toomine on äärmiselt oluline, nii et ta on koostöös pildi ja tekstiga. Ja see tekst oleneb siis täpselt, et mis see teema siis selle juures on. Ma keeran jälle lehte, siis on mugavam näha teile. Ja et harjutada ka seda teksti kasutamist, siis on kujundid hästi head asjad, mida siis appi võtta. Ja noh, me kujunditest ju teame näiteks koomiksitest seda, et väga lihtsalt saame näidata jutumulliga seda, et keegi midagi räägib. Keegi midagi räägib. Või saame mõttemulliga näidata, et keegi midagi mõtleb. Ma panengi need tekstid praegu sisse, aga iseenesest see saabki olla seesama tekst siis, mida sul on vaja siis mõelda. No need on asjad, mis inimestega koos saavad näidata juba seda, et see ongi justkui selle inimesega seotud asi. Aga kui meil on mingisugune tekst, lihtsalt näiteks paneme mõned laused kirja millegi asja jaoks, siis me saame näiteks ka tõmmata sellise raami ümber, teha siia 2 kriipsu, teha sellise siksaki. No see on alati selline tore elevus tekitav, et mis siksak see on seal. See on nagu muru element, mis annab sellise tunde, et on justkui maa sisse löödud. Noh, et ei ole lihtsalt niimoodi õhus kuskil. Näiteks jätan need siia niimoodi. See on võib-olla kuidagi naljakas, et siis tahaks justkui selle pinna talle siia ikkagi nagu luua. Nii et me kasutame siis selliseid erinevaid kujundeid ja raame. No näiteks jälle teeme nii, et siin on mingi tekst sees, tegin talle raami ümber ja tõmban siia sellised 2 kolmnurka. Hops. Ja on justkui selline äramurtud paberileht. Ja nüüd väga paljud alustavadki visuaalse lihtsustamisega nendest kujunditest. Sest nad ei tunne ennast võib-olla mugavalt kohe väga joonistades. Isegi see inimene võib vahel tunduda liiga joonistamine juba. Alustadki sellest, et panid midagi kirja, tee jutumull ümber. Kiida ennast. Öeldakse, et mida kiidad, seda kordad. Või panid midagi kirja, teed talle raami ümber. Võib-olla on hoopis see, et kuskilt midagi noolega hakkad näitama, midagi seostab kuskilt. Ma arvan, et üks hea näide ka selle kohta, et miks visuaalne lihtsustamine on oluline ja töötab, on see ütlus, mida kindlasti olete kõik kuulnud, et kui ei oska teha skeemi, siis ei saanud asjast aru. Ja vaat see ongi see, et vahel naerdakse, et Kati õpetab skeemitama. Õpetangi seda, et tehagi skeeme, sest et üks asi on, mul on siin see, nii. Sest üks asi on see, et me lihtsalt siis paneme neid mõtteid kirja, aga teine asi ongi see, et me hakkame nägema neid selliseid nagu seoseid. Aga vaat, siis ka küsitakse seda, et aga miks siis tavaline selline plokkskeem ei sobi, et miks on vaja sinna juurde siis tuua neid, et ma ei tea, siin on nüüd mingisugune paberileht ja see on tehtud justkui nagu mingiks teeviidaks. See on meie aju pärast. Kui me lihtsalt plokkskeeme teeme, siis me ei ava
piisavalt neid erinevaid kanaleid ja seoseid oma peas ja ei pane seda loovust ja mängulisust sinna niimoodi sisse, et hakata seda infot teistmoodi nägema ja võib-olla ka see tegutsemine oleks siis rohkem võimendatud. Loomulikult ei ole plokkskeemis midagi halba, igatahes, kui alustada, võid kas või sellest alustada, et harjuda tegema asju skeemidena. Just sellepärast, et hakata nägema seoseid ja mingisugust sellist suurt pilti. Aga kui sa tahad, et sul oleks siis see, et seda mängulisust tuleks rohkem sisse ja miks on mängulisus oluline, sest see vabastab meil rohkem siis neid õnnehormoone ja alandab stressihormoone, mis tähendab, et me oleme vastuvõtlikumad sellele, mida me siis praegu mõtleme ja planeerime. Ehk seesama see ebatäiuslik joon, tuleme sellest kastisüsteemist välja, see ebatäiuslik joon annab justkui ka julguse ja võimaluse nagu eksida, mängida ja need ei tohi alahinnata neid sõnu tänases kontekstis, eriti kui mõtleme, et kui me AI-lt asju küsime, kõik tundub justkui nii selge, nii valmis tehtud vastused. See on mänguplats, playground, see on koht, kus sa saad mängida. Sa võid luua ka valmis tehtud visuaale, mis on ideaalselt ilusaks tehtud ja võib-olla valmis visuaali teebki sulle hoopis AI valmis. Aga et jõuda selleni on sinul vaja oma enda või oma meeskonna mõtteprotsessi näha. Ja kui me nüüd liigume siit veel edasi skeemide juurde, siis üks minu suur eripära, mitte ainult siis Eestis, vaid olen pannud tähele, et kuna ma kuulun ka selle visuaalse lihtsustamise nii-öelda maailma kogukondadesse ja isegi kuulun meie IFVP ehk International Forum of Visual Practitioners instituudi juhatusse ja uurin seal seda teemat hariduse kontekstis, sest ma olen selle kohta ka oma magistritöö kirjutanud Tartu Ülikoolis, siis panen tähele, et meil on väga palju neid, kes seda joonistamist hästi nii-öelda nagu tahavad edasi anda. Aga minu üks eripära on tuua inimesteni siis selline suure pildi loomise ja teeraja pildi loomise oskus. Ja see on midagi, mida ma alati jagan, kui ma inimestega kohtun, olgu see 5 minutiks või 15 minutiks ja just hiljuti, kui tegin ühte rahvusvahelisel kogukonna veebi sellist töötuba, siis see oli just see, mis see aha-moment sealt ka välja võeti, isegi kui nad kõik olid selle tehnikapraktikud ja võib-olla raamatuidki kirjutanud selle kohta. Ja mis siis tähendab see, et see teeraja pilt? Kuna ma tulen kaasava juhtimise valdkonnas, siis minu jaoks on äärmiselt oluline kogu aeg küsida ka olulisi küsimusi. Ja kui me räägime protsessist ja planeerimisest, olgu see sina üksi, sina meeskonnaga praegu siin, kellelegi näitama ei pea seda pilti, siis on alati oluline ka teada, miks sa midagi teed, miks sa midagi plaanid. Ja kui inimesed kirjutavad neid asju lihtsalt niimoodi kirja, siis võib tihti juhtuda, et mõni küsimus jääb küsimata või sa ei märka mingeid seoseid. Aga nii kui ma ütlen, et teate, tõmba see joon siia keskele, see võib olla ka sirgejoon, lihtsalt ütlen juurde, aga mina kasutan väga tihti siis just sellist alt üles, sest et see on väidetavalt meie jaoks kõige positiivsem trajektoor ja sellega on hea tekitada sellist maastikupilti. Jälle mäletad, rääkisin, et selline nagu mängumaa oleks see. Ja näiteks oled siin sina praegu oma mingisuguse mõttega ja sul on mingi mõte, mida sa tahaksid ellu viia. Sa paned kirja, mis see mõte on. Mis iganes, tahad veebikursuse luua, tahad raamatu kirjutada. See võib isegi olla see, et tahad sõita, ma ei tea, Austraaliasse. Ja siis, kui sul on vaja selleks teha ikkagi plaani ja sa näed, et sul on vaja toimetada selle mõttega, et mida, miks, kuidas ma teen, siis siia juurde kindlasti on oluline tuua ka see küsimus, miks. Miks ma tahan selle veebikursuse teha või miks meil on vaja meeskonnaga seda strateegilist liikumist selle mingisuguse plaani suunas. Ja siis sel juhul saab olla siin muidugi palju inimesi, kui sa meeskonnaga seda teed. Ja siis sa saad siia teisele poole hakatagi seda mõtlema, et aga mis on see tulemus, kuhu me jõuame, mis või kuhu võib see küsimus olla. Ja kus me siis praegu asetseme? Mõnikord sa tead seda,
et ma tahan teha selle asja, me oleme praegu meeskonnaga siin ja nüüd mis on see tulemus, kus me ennast näeme 3 aasta pärast või vahel on vastupidi, nii suur unistus on tekkinud, et me näeme 3 aasta pärast, et me oleme juhtivad liidrid selles valdkonnas maailmas ja siis küsite, aga kui me täna ei ole, oota, aga kus me siis ennast hetkel näeme? Nii et see on hea, hakkab näitama nagu seda, kus, mida, miks ja nüüd siia keskele saabki hakata siis seda planeerimist tegema, et aga kuidas me sinna siis liigume ja siia saab alati lisada juurde erinevaid muid asju, et väärtuseid analüüsida, ohte, võimalusi. aga just nimelt siis see, et me hakkame looma sellist pilti. ja ma tahan rääkida siia juurde ka selle, et kui ükskord läksin ühe meeskonna juurde Kiviõlis, see oli väga tehniline meeskond, meesterahvad, ülikonnad seljas ja mina mõtlen, et no nüüd ma hakkan rääkima siin mingist joonistamisest. Esimese hooga mõni oli võib-olla natuke skeptiline ja see on selline tavaline, aga kui nad said selle julguse ja vabadused ja said ka aru, et nad ei pea näitama kellelegi, nad ei pea peast mõtlema, siis läks juba see joonistamine lahti, tegime soojaks, hakkasime jõudma selle pildini ja siis ütlesin, ja nüüd on teil siis ülesanne mõni oma teema mõelda sellisel viisil läbi, et mis teil on praegu mingi kuum teema või protsess laual. Ja siis neil oli hästi kihvt juht oli, kes siis ka, et jaa, meil on nii palju neid praegu selliseid asju ja et see laudkond võtab selle ja see laudkond selle ja see laudkond selle. Ja siis lõpuks, kui nad hakkasid neid esitlema, siis läks see mitte ainult, et nad ei esitlenud, vaid neil läks niimoodi teemaks ja küsimisteks selle sisu kohta, selle protsessi kohta, et mina pidin ütlema, et oo, stopp, oodake, mina ei tohi vist seda kuulda, mis te siin praegu räägite. Aga see oli elav näide sellest, et nad said järsku hakata rohkem aru saama, kuidas keegi mõtleb, mida see protsess endast kujutab, kus keegi asetseb ja mida tehakse. Ja seesama kehtib ka sinu enda kohta. Ja mis on siis see, et kuidas teha? Mina alati ütlen, nagu ütlesin, võta paber, pliiats, hakka tooma asju silmade ette. Teine nipp, tõmba siia see ebatäiuslik nool ja hakka sinna ümber liikuma niipidi, et siin on see alginfo, mida, miks sa teha tahad ja see on see, kuhu sa tahad liikuda. Ja sa ei pea joonistama liiga palju. Tee neid kujundeid alguses ja küll sa ükskord näed, et hakkab tekkima ka tunne, et võib-olla ma tahan hoopis siia joonistadagi selle hetke, kus ma olen. Nii et see oli tänane kiire õpiamps. Kui on soov edasi uurida, nagu ütles Marika, et on kohustuslik öelda inimestele, et mitte neid jätta teadmatusse, siis võib-olla esimene asi on hea, kui sa oled selline iseõppija, siis miks mitte võtta raamatukogust Mu raamat või osta see iseendale, sest et see on täis harjutusi, mida teha, tahad võib-olla sinna sisse lausa midagi hakata sodima enda jaoks. On eestikeelne, on ka inglisekeelne, kui sul on ingliskeelne sõber, kes tahaks seda teemat uurida. Ja siis võib minna ka loomulikult katiorav.ee lehele, kus siis võib ka hoopis veebikursust läbi teha ja seal ma soovitan alustada kas kursusest loovuse arendamiseks või eesmärgistamiseks. Et need on sellised väga populaarsed kursused ja lisaks on seal ka tegelikult 17-nädalane kursus, mis aitab stressist eemale hoiduda just nimelt selle tehnika abil ja väga paljud, kes selle on läbinud, on öelnud, et mitte lihtsalt ei olnud siis ta selline ma keeldun läbi põlemast sõnumi ütlemine endale, vaid see andiski ka selle tehnika, mida siis edaspidi kasutada ka tööalaselt. väga, väga lahe, aitäh sulle, Kati, et kõigile meeldis, kõik kirjutavad siin kommentaaris, et see oli väga hästi selgitatud, aitäh. Ja sinu eelis ongi see, et alati selgitamisel saad kasutada seda paberit ja pliiatsit, mis teeb selle esitluse nii mõnusaks ja meeldivaks, et kui sa oleks seda lihtsalt meile jutuga praegu rääkinud, kujutleme ette nüüd, kuidas me oleks seda aru saanud, nagu hoopiski mitte nii hästi. Et sa oled sihuke hea elav eeskuju oma näitega. Aitäh sulle, et sa tulid täna jagama seda toredat õpiampsu. Kas on mõni küsimus ka tulnud, Marika? Küsimusi ei ole. Tulidki kommentaarid, et tekkis huvi nüüd paber ja pliiats kiiresti ise kätte võtta ja proovima hakata.
ja, ja ma tahaks julgustuseks veel selle, et vaata, sa ütlesid, et kui ma juurde nagu räägin ja näitan, siis tegelikult see ongi täpselt see, mis on enda jaoks ka vaja teha, et ma tihti ütlen, et pea on nii ohtlik koht, kus elada. tee endale ka, sa nagu ei pea kõva häälega siis endaga rääkima, aga see ongi justkui täpselt seesama hetk. Ja näiteks teine hetk mul oma kodus oma poja jaoks kasutasin, kui ta pidi 8. klassi loovtööd tegema ja ei saanud liikuma ja võtsime selle ebatäiusliku noole ja hakkasime nii, siin ei ole see loovtöö tehtud, siin on tehtud, kuidas ta saab tehtud ja noh, nii mitmeid nooli sai joonistatud ja siis oligi, loovtöö oli 2 kuud varem valmis kui vaja ja juhendaja ütles, et ma pole jõudnud veel juhendamagi hakata. väga lahe, et mingi jõud selles on, et me ikkagi võtame paberipliiatsi ja teeme nähtavaks. Aitäh, täiega. Marika, et sa kutsusid mind ja aitäh kõigile, kes olid siis laivis ja kes seda järgi vaatavad. Ja aitäh kõigile ja toredat reedet ja mõnusat joonistamist meile siis. ja head joonistamist, head aega